Aga nüüd läheme siis teise Moosese raamatu juurde. Selle raamatu juurde, kus Jumal kutsub oma rahvast Egiptusest välja ja et nad läheksid Sinai mäe juurde ja siis ta kutsub neid välja enda oma rahvaks saama. Täna oleme siis peatükis 13, et vaikselt läheme edasi selles loos. Ja täna nad saavad kindlasti Egiptusest välja. Kunagi tegin ühte üritust koos nagu teiste missionäridega ja tegime sellist nagu valentiinipäeva õhtut paaridele ja õhtusööki ja restoranis ja seal meil oli oma nagu tuba ja mängisime mängu, et kui hästi tunned sa oma abikaasat. Ja siis küsisime 5 küsimust nagu mehe käest ja siis 5 küsimust naise käest. Ja vaatame, kas ta hästi tunneb oma meest või oma naist. Sest enne küsisime neid sama küsimusi nagu mehest või naisest, et kuidas asjad tegelikult on. Ja huvitav oli vaadata, et mõned paarid tegid väga hästi, nagu kõik vastused olid täpselt õiged. Et ilmselt nad tundsid teineteist päris hästi. Aga teised paarid ei saanud mitte ühtegi õiget vastust. Et näiteks üks küsimus oli, mis on nagu kogu aeg tavaliselt nagu mehe taskus, nagu püksi taskus. Mis on seal? Mees ütleb kohe, et näiteks ma on praegu mingi pliiats aga siis mõni naine nagu ta teadis, tal on see ja see ja see asi. Aga mõned teised ei teadnud üldse. Et täna on selline küsimus, et kui hästi tunned sa oma Jumalat? Sellest tuleb selline imelik pealkiri ohu eest, ohu sisse ja ohust välja. Me teame, et Jumal peab meid kaitsma, me teame, et Jumal peab nagu hea olema ja ta päästab meid ohu eest ära. Aga tänases jutluses mõnikord ta teeb sellist asja, et juhatab meid justkui ohu olukorda sisse. Aga alustame sellega, kuidas Jumal meid juhatab ohuga seoses. Esiteks, Jumal on selline Jumal, kes juhatab meid ohu eest ära. Loeme siis 13. peatükis salmid 17-22 ja vaatame, mis toimub. Teine Moosese raamat 13:17. Aga kui Vaaro oli lasknud rahva minna, siis ei viinud Jumal neid mööda vilistite maateed, kuigi see oli ligem. Sest Jumal mõtles, et sõda nähes rahvas kahatseb ja pöördub tagasi Egiptusesse. Vaid Jumal laskis rahva pöörduda kõrbeteed Kõrkjamere poole ja võitlusvalmilt läksid Iisraeli lapsed Egiptuse maalt välja. Nüüd praegu siis me näeme, et Jumal arvas, kuna Jumal on väga tark, et arvame, et ta teadis nagu õigesti, et Iisrael ei olnud valmis selleks, et kohe nüüd 3 päeva pärast oleme juba Kaanani maal ja juba võitleme. Jumal teadis, et nemad ei ole selleks valmis veel. Üks asi oli see, et nendel ei olnud sõjavarustust. Jah, nendel oli palju kulda, hõbedat ja kallid riided, aga mõõkasid, odasid, mitte eriti. Et Jumal tahtis neid kõigepealt juhatada neid Sinai mäe juurde. Et tal oli midagi
neile rääkida enne. Ei ole valmis. Juhatas neid ohu eest ära, kaitses neid. Ja siis salm 19 ja Mooses võttis enesega kaasa Joosepi luud, sest tema oli Iisraeli lapsi vandega kohustanud, öeldes, Jumal hoolitseb kindlasti teie eest, siis viige ka minu luud siit enestega kaasa. Sellest rääkisime eelmisel korral, et Joosep andis tunnistust, et Jumal on ustav. Ja nüüd salm 20. Ja nad läksid teele Sukkotist ning lõid leeri üles Eetamisse kõrbe äärde. Ja issand käis nende ees päeval pilvesambas juhatamas neile teed ja öösel tulesambas andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest. Selles kirjakohas on issand hästi hoolitsev. Juhatab neid ohu eest ära, seal on vilistid, kananlased, lähme siis sinna poole, siin on turvalisem. Ja nüüd ma näitan ennast teile. Ma ilmutan ennast sellise pilvesambaga, et te teate kogu aeg, kui te näete seda pilvesammast, et mina olen teiega. Ma ei jäta teid maha. Ma olen kogu aeg teiega. Ja siis öösel, kuna see pilvesammast ei olnud näha öösel, siis oli selle asemel tulesammas. Et nad kindlasti, kujuta ette, mingi laps ei maga hästi, ta on hirmunud aga siis ema läheb temaga telgist välja, vaata, tulesammast, issand on meiega, ei pea kartma. Et issand on siis hästi hoolitsev selles kirjakohas. Ta tahab, et nad teaksid, et ma olen teiega. Ja ma päästsin seid Egiptusest välja, aga ma lähen teiega koos edasi. Me läheme koos sinna mäe juurde. See on sellepärast, et issand on meie kaitsja. Ta on meie kaitsja. Me tihtipeale, et me vaatame seda väikest Johannest meie juures ja mõnikord me laseme ta õue välja meie aeda, et mängida. Aga kui me teeme seda, siis me paneme värav kinni, sissesõidutee värav kinni ja siis jalavärav paneme lukku igaks juhuks. Ja kõik sellised teravad asjad, ohtlikud asjad me paneme ära. Ja isegi siis on vaja, et keegi vaataks teda. Sest kes teab, mis talle pähe tuleb ja mida ta hakkab tegema. Et siis me peame tema eest hoolitsema, sest ta on väike. Iisrael oli selline, kui ta tuli Egiptusest välja, kogu Iisraeli rahvas, see oli nagu väike lapsed, et issand tahtis nende eest hoolitseda. Et ei ole valmis veel Kanani maale minna. Et ma hoian teid. Ma tahtsin ka lugeda hästi tuntud kirjakohast salm laulust 23, Taaveti laul, salmid 1-3. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamis veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rõõbastesse oma nime pärast. Taavet kirjutab Jumalast nii, et ta on nagu karjane. Ja Taavet kindlasti sai sellest aru, ta ise oli pikka aega karjane, kes hoolitseb oma lammaste eest. Kui tuleb lõvi või tuleb karu, mingi hunt, siis ta kaitseb neid lambaid. Et Jumal on selline, kui me laseme Jumalal meid juhatada, siis ta juhatab meid ohu eest ära, kaitseb meid. Aga kui ei kuula Jumala sõna, siis me sattume hätta kohe. Ma arvan, et meile meeldib see,
et Jumal juhatab meid ohu eest ära. Aga mis on see, et Jumal siis järgmisena, ta juhatab Iisraelaseid kohe nagu ohu sisse. Kuidas nii? No vaatame siis peatükis 14. Ma hakkan siis lugema esimesest salmist. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, ütle Iisraeli lastele, et nad pöörduksid tagasi ja lööksid leeri üles Pi-Hahiroti kohale, Migdoli ja mere vahele, Baal-Sefoni ette. Sellega vastakuti lööge leer üles mere äärde. Nüüd Issand tahab, et nad läheksid mere äärde, sest Vaaro mõtleb, et Iisraeli lapsed ekslevad mööda maad, kõrb peab nad kinni. Mina teen kõvaks Vaaro südame ja ta ajab neid taga, aga mina ilmutan oma au Vaaro ja kogu tema sõjaväe arvel, et egiptlased tunneksid, et mina olen Issand ja nad tegid nõnda. Nüüd, mis nüüd toimub, et Issand juhatab neid mere äärde, aga nii, et Vaaro, kui ta saab teada, kuhu nad on läinud, siis ta teab, et nad on kinni jäänud. Nemad olid kõrbes, siis oli siin pool mäed, teisel pool mäed ja ees on meri. Ja siis Vaaro kuulab sellest, ta teab, kuhu nad lähevad ja ta vist tundis oma maad päris hästi, nemad ei olnud väga kaugele läinud veel. Ta teab, et sinna poole, kuhu nad lähevad, nad jäävad kinni, ma tean. Nüüd on minu võimalus. Ja Jumal teeb Vaaro südame jälle kõvaks. Loeme siis edasi. Salm 5. Kui Egiptuse kuningale anti teada, et rahvas oli põgenenud, siis Vaaro ja ta sulaste süda põrdus rahva vastu. Ja nad ütlesid, miks tegime nõnda, et lasksime Iisraeli meid orjamast? Ja ta laskis rakendada hobused sõjavankrite ette ning võttis oma rahva enesega kaasa. Nüüd nad mõtlevad ümber. Mida me just tegime? Lasime vabaks 600 000 meest, kes saavad nagu rasket tööd teha. Kogu meie tööjõud on nagu vabaks lastud. Mida me tegime? Läheme nende järgi, toome neid tagasi. Ja siis nad teevad kõik valmis, sest ilmselt kogu Egiptuse maa on justkui hävitatud, loomad hävitatud, põllud on hävitatud ja paljud inimesed on surma saanud, on haiged olnud. Kõik esmasündinud on surnud kindlasti. Ja nende jumalad on nagu maha teinud. Aga mis on veel alles ilmselt? On sõjavägi. See on veel alles. Loeme siis Salm 7. Ta võttis 600 valitud sõjavankrit ja kõik muud Egiptuse sõjavankrid ja võitlejaid nende kõigi jaoks. Ja Issand tegi kõvaks Vaaro Egiptuse kuninga südame ning too ajas taga Iisraeli lapsi. Iisraeli lapsed aga olid välja läinud üles tõstetud käe kaitsel. Nüüd Vaarol oli, kuna Egiptus oli kõige võimsam nagu maa või riik seal ajal. Jah, tal olid neid sõjavankrid hästi palju. See oli kõige hirmsam nagu lahingu nagu tehnoloogia või öelda. Ja nemad olid nagu kardetud sellised asjad. Ja tal oli 600 valitud sõjavankrid. See oli tema nagu eliitrühma, kes kaitsesid tema ihukaitsjad ja tema nagu eliit, ma ei tea, nagu Navy Seals või midagi, kõik teema ümber, 600 neid. Ja siis olid veel sõjavankrid. Sõjavankrid juba on selline eliit nagu rühm. Aga siis olid need, kes olid nagu eliitide eliit.
teeme ümber. Ja siis veel kogu sõjavägi. Nad lähevad nende järgi ja Vaaro on päris kindel, et ja me saame neid kätte. Ma tean, kuhu nad läksid. Nad jäävad sealt kinni. Me saame neid kergesti. Mis neil on? Neil on kulda ja hõbedat ja kas need on mõõkasid? Ei ole. Me võtame neid kinni lihtsalt. Ja Salm 10. Kui Vaaro oli ligidal, siis Iisraeli lapsed tõstsid oma silmad üles ja vaata, egiptlased oli tulemas neile järele. Siis Iisraeli lapsed kartsid väga ja kisendasid Issanda poole. Nad ütlesid Moosesele, kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? Nüüd oli see hetk, kus meri oli ees, mäed siin vasakul, mäed paremal ja nende taga paistavad need egiptlased koos sõjavankritega. Mida nad teevad? Kisendavad Moosese poole. Mida sa tegid meile, Mooses? Kas ei olnud Egiptuses haudu piisavad, et sa pidid meid siia tooma, et siin saame surma? Ma ei tea, miks, et kui ma lugesin seda, ma mõtlesin, et nad kuulavad nagu eestlased, et kas ei olnud Egiptuses piisavalt haudu. Et minu jaoks eestlased räägivad niimoodi kogu aeg. Et kas ei aidanud sellest või midagi. Et siis nad kisendavad, et Mooses, mida sa tegid? No, hetke pärast oli Mooses selline kõva päästja, tema võitis Vaarot järgmisel hetkel. Mooses, mida sa tegid meile? Hävitad meid. Aga Issand, see oli kõik Issanda plaan. Tema juhatas neid sinna ohu sisse. Kindlasti Issand teadis seda maastikut. Ta oleks saanud neid juhatada nagu nii, et kinni ei jääks. Võib-olla Vaaro ei oleks nii julge olnud. Ei tea. Aga Issand tahtis just, et nemad jääksid hästi kinni. Ja et Vaaro süda jääks kõvaks, et nüüd ma saan neid kätte. Ja et isegi, et rahvas saaksid aru, et väljapääsu ei ole. Ta nagu tahtis, et see olukord tekiks ja see on kindlasti tekkinud. Miks Issand teeb sellist asja oma rahvale? No enne ta tahtis, et hästi hoolitseda, et ma olen siin teie juures, ma hoian teid. Te ei lähe kohe nagu võitlusele Kananimaale. See on sellepärast, et Issand on nagu meie treener. Ta ei taha, et meil oleks kogu aeg kerge. Et kogu aeg kõik läheb nii sujuvalt ja nii hästi. Tegelikult ta ei taha seda. No septembris Angela, minu naine, andis teada Andrewle, et ma tahan, et sina lähed korvpallitrenni. No niipea, kui Andrew kuulas seda, siis tuli mingi 100 põhjust, miks sinna ei peaks minema. Ema, mulle ei meeldi see korvpall. Ema, ma ei tunne kedagi seal. Ma olen nagu üksi. Ma ei tunne mitte kedagi. Ema, ma tahaks midagi muud teha sel ajal. Et ole siis külas sõbra juures näiteks. Aga mitte seal trennis, palun ema, palun. Ära tee seda, ära saada mind sinna. Aga siis me rääkisime koos ja mina Angelaga otsustasime, et me arvame mõlemad, et see on hea sulle, et sa peaksid sinna minema. No praegu sa arvad, et ei meeldi, aga sa lähed. No olid mõned nagu rasked kurvad päevad, kui ta sai sellest teada. Aga meie tunneme oma poega ja meie oma nagu tarkuses otsustasime, et see on see õige. Isegi kui ta ei taha,
ta ütleb, et ta ei taha, me teame, et see on õige valik tema jaoks. Ja ta läks sinna. Jumal on samamoodi. Meile ei meeldi näiteks, kui sattume hätta. Meile ei meeldi, kui elu läheb natuke raskeks. Meile ei meeldi, kui oleme seal, meri on ees ja mäed mõlemal pool ja egiptlased taga. Me ei taha seal olla. See on ebamugav. See on õudne. Aga Taavet kirjutas edasi oma laulus. Salm 23. Salm 4. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp on ja su sau, need trööstivad mind. Taavet kirjutas edasi, et ja Jehova on mu karjane, ta hoolitseb minu eest, aga ärge saage sellest valesti aru, ei tähenda, et kogu aeg päike paistab ja kogu aeg ei saja vihma ja kogu aeg on kõik nii hästi ja rõõmus. Isegi surmaorus on Issand minuga. Tähendab, et vahel Jumal juhatab mind sinu kohta, kus on natuke hirmus, kus on natuke raske, aga ma tean, et Issand on minuga. Ikkagi seal ta hoolitseb minu eest. Issand on nagu meie treener, et ta teab, et me saame tugevamaks vaid siis, kui meil on raske. Mitte siis, kui kõik läheb väga hästi. No mida me siis õpime Jumalat, kui kõik läheb väga-väga hästi. Siis me pigem nagu hakkame Jumalat ära unustama. Aga kui on raske, siis me mõtleme rohkem Jumala peale, siis me hüüame appi või me nagu iisraelased kisendasid Moosese peale, et mida sa tegid, aita meid. Seal me saame tugevamaks, seal meie usk areneb, sest ta on ka meie treener. Vahel, kui Jumal juhatab meid ja me kuulame tema häält, me sattume ka hätta, aga Jumal on seal meiega koos. Ja kolmeks, kui Jumal juhatab meid mõnikord ohu eest ära, mõnikord ohu sisse, aga mõnikord ohust välja. Loeme siis edasi, et Issand juhatas iisraelasi läbi mere kuiva mööda. Salm 15. Ja Issand ütles Moosesele, miks sa minu poole kisendad? Ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi. No, et nad läheksid edasi. Tähendab, et ees on meri. No, meie teame, mis juhtus, aga nemad veel ei tea. Läheme edasi. No, siis saame märjaks, siis uppume ära. Salm 16. Sina aga tõsta oma kepp üles, siruta käsi mere kohale ja lõhesta see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere. Ja mina vaata, teen siis kõvaks egiptlaste südamed ja nad tulevad teile järele. Aga mina ilmutan oma au Vaaro ja kogu ta sõjaväe, ta sõjavankrite ja ratsanike arvel, et egiptlased tunneksid, et mina olen Issand, kui ma ilmutan oma au Vaaro, tema sõjavankrite ja ratsanike arvel. Nüüd Jumal ilmutab kogu oma plaani. Enne nad ei teadnud, kuidas see kõik lõpeb, aga nüüd nad teavad, et meri läheb nagu pooleks ja üks tee läheb lahti seal mere sees. Ja ei ole see tee selline mudane ja pehme, kus nad jäävad kinni, aga ta ütleb, et kuiva mööda. Et see on kuiv maa ja sobib väga hästi, et kogu teie võib-olla 2 miljonit inimest lähevad selle läbi koos oma karjadega. Ja ta ütleb, et ma saan au egiptlaste ja Vaaro arvel. Ilmutan oma au. Nii palju kordi on Jumal seda öelnud.
teises Moosese raamatus, et ma ilmutan oma au egiptlaste ja Vaaro arvel. See on väga huvitav. Minu jaoks, et eesti keeles on see väga huvitav. Et Jumal näitab, kui vägev ta on. Ja kogu see etendus, see kõik maksab midagi ja egiptlased nagu maksavad kõik kinni. Nende arvel. Huvitav, kuidas on väljendatud. See on see, no ma siis jälle lähen inglise keele peale, et grand finale. Nagu Ameerikas iseseisvuspäeval, igas linnas, ükskõik kus sa oled seal Ameerikas 4. juulil, on mingi tähestiku etendus. Et lasevad need rakette ja nad plahvatavad, kõik vaatavad, no sa ootad mingi 2-3 tundi, et näha mingi 20 minutit mingi show, aga kõige lõpus on see grand finale tuleb. Ja kõige lõpus nad kasutavad korraga nii palju tähestikku, kui nad on kasutanud nii kaua kogu etendusel. Ja lõpu on sama palju, aga korraga, et üks suur boom, wow. Ja siis kõik lähevad koju ja mõtlevad selle peale, kui äge see oli. Egiptuse maal olid need 10 nuhtlust. Jumal on juba saanud nii palju au endale, nagu egiptlaste arvel. Nemad pidid kinni maksma selle eest. Ja nüüd tuleb see grand finale. No, arvasid, et see oli äge. Ja nüüd tuleb see, millest inimesed räägivad. No, 200, 300 või 2000, 3000, 4000 aastat pärast. Ikka veel räägivad sellest, mida ma nüüd teen. Mooses tõstab oma kepp üles, lõhestab seda merd ja te lähete kuiva mööda läbi mere. Ja nii palju kohti laulude raamatus on see mainitud. Kogu ülejäänud nagu Vana Testament on see mainitud uuesti. Jumal tegi neid nuhtluseid, juhatas meid Egiptusest välja ja me läksime mere läbi, see kõrge mere läbi kuiva mööda. Seda on mainitud nii palju kordi. See oli nii suur asi. No mõned tahavad öelda, et kõrge meri, tähendab, et nad nagu tõstsid oma kuued natuke üles ja läksid nagu soo läbi. Ei, see ei oleks nii suur ime olnud. See oli see kõrge meri, see oli see Punane meri, see oli see Gulf of Aqaba. Kuidas sa ütled eesti keeles? Võib-olla see Aqaba laht ja mõned arvad, et seal ühesõnaga see oli ime. See oli üleloomulik, see ei olnud võimalik ilma Issandata. Ja pärast järgmises peatükis, nagu pool peatüki on vaid kirjas seda laulu, mida Mirjam ja koos Iisraeli naistega läksid välja tantsuga ja pillidega ja nad laulsid Issandale kiituslaulu selle eest. See on sellepärast, et Issand on meie päästja. Ja veel, võib-olla ma peaksin natuke veel lugema, sest see on päris äge. Nüüd Salm 21, kui siis Mooses sirutas oma käe mere kohale, Issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest kogu öö ning tegi mere kuivaks, vesi lõhenes. Iisraeli lapsed läksid läbi mere kuiva mööda ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. Kujuta ette.
müürina. Ja egiptlased ajasid neid taga ning tulid neile järele, kõik Vaaro hobused, tema sõjavankrid ja ratsanikud keset merd. No see oli selline eksimus, et nad läksid nende järgi. Aga Vaaro süda oli kõvaks jäänud. Ja kui saabus hommikune vahikord, siis Issand vaatas egiptlaste lööri peale tule ja pilvesambas ja viis egiptlaste lööri segadusse. Ja ta kiilus kinni nende sõjavankrite rattad ning takistas nende sõitu. Siis ütlesid egiptlased, põgenegem Iisraeli eest, sest Issand sõdib nende poolt egiptlaste vastu. No nüüd on juba hilja. Nad on keset merd ja see meri on nagu müürina vasakul pool ja paremal pool. Aga nüüd Issand vaatab neid sõjavankre ja neid egiptlasi. Ja Jumala sõna ütleb, et siis nad sõitsid nagu raskesti. Nüüd need sõjavankrid jäid nagu kinni, võib-olla need rattad tulid isegi ära. Ja siis nad said aru, et me jääme siia kinni. Me ei saa edasi ega tagasi. Mida me nüüd teeme? Oleme hädas, põgeneme. Vist nad jätsid neid maha ja hakkasid ära põgenema, aga liiga hilja oli. Ja Mooses sirutas oma käe välja mere kohale ning kuidu ajal meri põrdus tagasi oma paika. Egiptlased aga põgenesid sellele vastu ja Issand paiskas egiptlased keset merd. Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud kogu Vaaro sõjaväe, kes oli tulnud neile merre järele, ei jäänud neist üle ainsatki. Nagu Mooses oli enne öelnud, ma vist ei lugenud seda, aga ütles, et vaata need egiptlased, keda te täna näete, ta ei näe neid enam. Ära karda. Ja nüüd ei ole ainult see, et Jumal päästis Iisraelasi, aga ta hävitas kogu Vaaro sõjaväe ära. Mis talle nüüd jääb? Ma ei tea. Issand on ära võtnud kõik Vaarot. Ja nüüd on tema kuningriik täiesti kaitsetud. Issand on meie päästja. Ma hiljuti kuulsin Tim Tebow tunnistust ja ta mainis, hästi kiiresti ta mainis seda, aga see oli nii äge lugu, et ta ütles, et Tim Tebow, kui te ei tea, et tema oli ülikooli selline Ameerika jalgpallur ja hästi edukas ja ta oli selline kristlane, kes andis kõigile teada, et on kristlane. Kui ta sai punktid oma meeskonnale, siis ta andis au nagu Jumalale. Näites nagu taeva poole või põlvitas ja palvetas. Kõik teadsid, et ta on kristlane. Ta ei ole enam sportlane, aga ta teenib Issandat täiskohana. Ütles, et kui tema oli umbes 10-aastane, võib-olla Andrews natuke noorem, et tema oma perega, nemad olid rannas ja nad ujusid vees, aga kahjuks oli selles rannas selline alavool, selline vool, mis viib su nagu rannast eemale kiiresti. Ja ta jäi nagu selle kätte ja ta hakkas ära minema. Tema vend nägi seda, läks teda päästma ja aitama, aga tema jäi ka kinni ja teda viidi koos vennaga välja. Ja nemad olid sellised poisid, nemad ei olnud kõige tugevamad ujujad. Aga nad nägid seda randas ja see rand läks kaugemale, kuni oli raske nagu näha seda randa, nad mõtlesid seal avamerel, et mida me teeme, me uppume. Aga õnneks selles samast rannas olid vetel päästjad, terve meeskond. Ja õnneks nemad kohe märkasid, et poisid olid ohus. Ja enne kui
poisid väsisid ära ja uppusid, jõudsid see kogu meeskond paatidega ja tõmbasid neid veest välja, päästsid nad. Et kindlasti see jäi nagu hästi meelde talle. Et ütles, et see näitab, kui Issand on meie päästja. Ta päästis neid Iisraelasi. Just nagu Tem Tiibo oma vennaga, nemad said päästetud, nagu füüsiliselt päästetud seal päeval rannas. Ja Issand on meie päästja. Ja kui magus on see, kui Issand tuleb ja päästab, sellest tulevad need kõige ägedamad tunnistused, mida me võime kuulda, et Jumal on hea. Vaata, mida Jumal tegi. Mina olin sellises olukorras, aga Jumal tuli ja päästis ja vaata, kus ma nüüd olen. Tänu Jumalale. Taavet kirjutas edasi selles samas laulus, Salm 2, laul 23. Ta ütles 5. salmis, et sa kattad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Mul on alati meeldinud seda lauset, et kattad mu ette laua mu vastaste silma all. Taavet ütles, et Jumala juhatamisel mõnikord ma sattun sinna, kus ma olen hädas. Aga Jumal alati päästab. Tema on vägev, mu karjane, tal on see kepp ja see sau ja ta kaitseb mind. Kattab mulle laua vastaste ees. Vaenlased on siin, nad mõtlesid, et nüüd me saime Taaveti kätte. Aga Jumal on katnud lauda Taavetile ja ta sööb ja tal on rõõmus kohe oma vastaste eest. Ja nüüd nad peavad vaatama, et kuidas Jumal õnnistab Taavetit. Ja kuidas nad teda kätte ei saa. Sest Issand võitleb Taaveti eest. Vaata, ta sööb ja ta on rõõmus, ta on sõpradega, perega koos. Me ei saa midagi teha. Issand päästis kogu Iisraeli ära. Nemad teevad pidu, ülistust nagu Jumala teenistus seal teisel pool meret. Ja teisel pool merd on, ma ei tea, kas on mõned egiptlased, kes jäävad, kas Vaaro jäi sinna ellu, ma ei tea, või kas ta uppus koos teistega. Aga nemad, kes võib-olla pääsesid, vaatavad, et Jumal on katnud lauda nagu Iisraelile. Nendel on nagu suur pidu, nendel on suur rõõm oma vastaste eest. Jumal on selline, ta päästab meid. Ja Jumal on saatnud Jeesuse meid päästma kindlasti. Ja kuidas inimesed saavad aru, et nendel on vaja seda päästmist, kui ta ei juhata neid kõigepealt ohu sisse. Sellepärast, et kui me läheme inimese juurde Issanda või Jeesust jagama, kõigepealt me peame seletama, et kas sa tead, et sina oled patune inimene, sina oled ohus, et sina oled Jumala viha all praegu. Kui sa sureks välja ära, kuhu sa siis läheksid? Ja nad peavad aru saama, et nad läheksid põrgu ilma Jeesuseta, et nad on ohus. Ja siis nad saavad aru, et miks Jeesus on meie päästja. Võib-olla siis nad tuleksid Jeesuse juurde. Me nägime täna, et Jumal ei käitu alati nii, nagu võib-olla me arvame, et ta peaks käituma. Et kogu aeg elu peaks olema nagu väga kerge ja väga hea, kõik sujuvalt käib. Mõnikord ohutab ta ohu eest ära, sest ta kaitseb meid. Mõnikord ohu sisse, aga mõnikord ohust välja, sest ta on meie päästja. Kui suur on sinu Jumal ja kui hästi sina tunned teda?